Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Uudised Eesti moodi. Valitud, esitatud ja kinni makstud. Sel nädalal riigikogulaste efektiivne tööaja kasutamine, Statistikaameti lõbus üritus ja Eesti käkikeerajate kimbutamine jätkub. Hakkame pihta kohe peale seda lühisõnumit. Üks tülinorija Delfi fotograaf on avaldanud fotosid, mis näitavad, et enamas meie tublidest riigikogulastest lahkuvad istungisaalist kohe pärast seda, kui nad on oma kohaloleku registreerinud. Millegipärast ei taha tülikad ajakirjanikud ja lihtrahvas aru saada, et rasket vastutuskoormat kandvad ja rasket tööd rabavad rahvasaadikud peavadki oma tööaega jaotama mitmete tegevuste vahel. Teatavasti töötavad meie tublid rahvasaadikud ennast salgavalt töötrügava Evelini turismitalu rentniku Ärma Toomase eeskujul 7 päeva nädalas, ilma et nad võtaksid aastate jooksul ühtegi päeva puhkust. Paljud töötavad nii pingeliselt Eesti rahva hüvanguks ja riigi õitsenguks, et neil ei ole isegi aega magada. Seetõttu on arusaadav, et kui nad peavad hommikul varajasele Riigikogu istungile tõttama, ei jää neil kodus aega isegi süüa. Ja selle jaoks ongi Riigikogu majas puhvet, et väsimusest räsitud rahvasaadikud näljast ei nõrkeks. Riigi heaolu ja riigikogulaste tervise huvides on kahtlemata parem õigeks ajaks ennast tööle registreerida ja siis hommikueinele siirduda. Veelgi tähtsam on aga see, et paljud riigikogulased peavad rahva ja riigi huvides ja elamisväärse sissetuleku teenimiseks samaaegselt töötama ka teistes riigiametites, oma ettevõtetes või muudes Eesti majandusele tähtsates erafirmades. Kuigi põhiseaduse 63. paragrahv keelab kategooriliselt riigikogulastel teises riigiametis teenimise ja 64. paragrahv koguni ütleb, et nende volitused lõpevad niipea, kui nad teise riigiametisse astuvad. Pole riigikogulastel õnneks vaja arvestada sellise ebapraktilise põhiseaduse sättega. Pärast seda, kui nad endisele õiguskantslerile Jõksile selle mainimise eest kinga andsid, keegi neid enam rumalate põhiseaduse sätetega ei kimbuta. Mitmete riigiametite pidamine, iseenda ja oma sõprade ettevõtetes teenimine ja muude tähtsate asjadega tegelemine on suurepäraseks tõendiks meie riigikogulaste andekusest, töökusest ja ennast salgavast tööle pühendumisest. Lisaks tähtsate tööülesannete täitmisele mitmesugustest ametitest kannavad meie tublid riigikogulased ka vastutust oma parteide ja meie riigi poliitilise õitsengu eest. Kuigi parteide tegevus on kõige intensiivsem valimiste ajal, on siiski ka vahepeal vaja sõlmida idanaabritega kokkuleppeid ja organiseerida rahasüstide laekumist. Samuti on vaja kohtuda ärikatest või kas või allilma tegelastest sponsoritega, et selgitada, milliseid seadusi ja reegleid on vaja kehtestada või kellele tasub anda elamislubasid või kodakondsust, et sobivad hüvitised laekuksid oma poliitilisi ülesandeid täitvatele riigikogulastele ja partei kassa saaks täidetud.
kuna meie võimueliit peab ka toetama ja õigustama meie õigusorganite tööd, peavad riigikogulased vahetevahel käima ka kapus või prokuratuuris aruandeid andmas. Kõikidele nendele ülesannetele lisanduvad veel väsitavad välismaa reisid, et riigikogulased saaks tutvuda seadusandlusega seotud tavadega teistes riikides ja selgitada, kuidas Eesti maksumaksjad saaksid kõige tõhusamalt abistada jõukamaid, kuid võlgades siplevaid riike. Eesti rahval on õnn elada riigis, kus meie geniaalne võimueliit on suutnud kehtestada erakorraliselt efektiivse partokraatliku riigikorra. Selle eest peame muidugi tänama meie andekaid põhiseaduse assamblee liikmeid, kes valmistasid meile põhiseaduse koos toreda valimusseadusega, mis võimaldas sellise riigikorra tekkimise, vabastas rahva presidendi valimiste kohustustest ja sätestas meid esindama hulgaliselt rahvasaadikuid. Kuna meil on 101 rahvasaadikut, on Eesti rahval üks riigikogulane umbes iga 10 000 inimese kohta. Vaestel ameeriklastel on ainult üks saadik või senaator iga 935 000 elaniku kohta. Isegi jõukatel soomlastel on ainult üks umbes 270 000 inimese kohta. Eesti Käkikeerajate Liidule jääb arusaamatuks hiljuti läbi viidud rahvaküsitlus, mis näitab, et rahva enamus Riigikogu ei usalda. Meie erakordselt andekad, ennast salgavalt tööd rügavad riigikogulased pälvivad kindlasti meie austust ja tänu, isegi kui harimatu lihtrahvast sellest aru ei saa. Soovitame Riigikogul kiiresti seadus kehtestada, mis keelab selliste küsitluste tagajärgede avaldamise. Eesti Statistikaamet sooritab rahva ja eluruumide loendust, mis peab selgitama Eesti rahvastiku tõepärase struktuuri. Kõikide tõsiselt võetavate demograafia teadlaste hinnangul eelmine loendus, mis sooritati aastal 2000, seda ei suutnud teha. Käesolev loendus läheb maksma 2 korda rohkem kui eelmine. Seetõttu arvatavasti arvavadki Statistikaameti ametnikud, et seekord saab 2 korda paremad tulemused. See loogika on täielikus kooskõlas Statistikaameti poolt koostatud ja avaldatud rahvastikustatistikaga, mis näitab, et eestlaste arv Eestis on tõusuteel. Kuigi eestlaste iive on juba 20 aastat olnud negatiivne ja eestlasi on Eestist lahkunud viimase paari aasta jooksul rohkem kui põgenes teise maailmasõja ajal Stalini Punaarmee eest. Kõige suurem probleem Statistikaameti rahvastiku andmetega ja käesoleva loendusega on demograafia teadlaste hinnangul see, et Statistikaamet on lootusetult segamini ajanud rahvuse ja kodakondsuse. Statistikaameti rahvuse andmeid ei saa tõsiselt võtta, sest Eestis võib iga elanik määritleda ükskõik millise rahvuse. Kunagine Eesti rahvastiku teaduse suurkuju Kalev Katuse uuringud tuvastasid, et eelmisel loendusel ei osalenud suur hulk inimesi, eriti kõige rahvarohkemates linnades. Võrreldes eelmist varasemate loendustega leidis ta ka, et paljud venelased panid endid tookord lihtsalt kirja eestlastena. Demograafia teadlane Tiit Tammaru väitis samuti, et see eestlaste arvu kasv, mida andmebaasid näitavad, tuleneb pealmiselt sellest, et venelased on hakanud endid mitmesugustel põhjustel eestlastena kirja panema. Hea näide meie rahvastikustatistika õhuarvudest on see, et eelmine rahvaloendus tuvastas Eestis 86 000 Vene kodanikku. Aga Eesti saatkond Venemaal teatas, et ainuüksi valimisealisi on 115 000, seega kõiki kokku umbes 150 000. Palju paremini kui Statistikaameti andmebaas või praegu toimiv loendus aitab rahvastiku rahvuse koosseisu tuvastada vastsündinutele, eriti tütarlastele antud nimed.
Meil sünnib palju rohkem Anastasiasid, Darjasid, Viktoriaid, Sofiasid ja Annasid kui eestipäraste nimedega tütarlapsi. Kui just eestlased ei ole hakanud oma lastele vene nimesid panema, siis võib järelda, et vene noorte arv Eestis kasvab palju kiiremini kui eesti noorte arv. Fakt, et valimisõiguslike arv kasvas 1992. aasta Riigikogu valimistest eelmise aasta valimisteni umbes 40%. Ajal, mil eestlasi kuskilt juurde ei tulnud, näitab, et suurem osa esimese Laari valitsuse poolt ja Lennart Nikolajevi lepingutega Eestisse alalisteks elanikeks põlistatud venelased on saanud Eesti kodakondsuse. Ka nende sugulaste piiramatuks sisserännuks on meie suuremeelne valitsus ja Riigikogu kehtestanud seaduse, kes samuti saavad tulevikus Eesti kodakondsuse võtta. Kui valimisõiguslike juurdekasv ületab 50%, siis võib arvata, et eestlased on jäänud Eestis vähemusrahvuseks. See teeks elu Eestis arvatavasti palju lihtsamaks. Poleks enam vaja tegeleda kahekeelsuse probleemiga, sest eestlased õpivad arvatavasti jälle selgeks vene keele. Riigikaitsele pole samuti vaja raha raisata, sest siis võiks rahva enamus otsustada liituda uuesti oma suure kodumaaga. On igal juhul hea, et uus rahvaloendus ette võeti. Kuigi me ei saa teada, mis on Eesti rahvastiku rahvuse koosseis, on võimalik, et saame teada, palju inimesi peale suurt eestlaste välja ja venelaste sisserändu Eestis elab ja millised on nende eluruumid. Pealegi annab loendus palju andmeid arvukate aruannete koostamiseks ja seega tööd ja leiba nii hästi meie statistika ametnikele kui ka kopsaka sissetuleku e-loenduse tarkvara valmistajatele. Vähemalt ajutist tööd ja sissetulekut saavad loendajad ja see on kindlasti parem kui töötu abiraha. Kuigi võimueliit on Eestis kehtestanud efektiivse partokraatliku riigikorra, ei ole tublid Eesti käkikeerajad ikka veel suutnud allutada kõiki ajakirjanikke oma kontrolli alla. Seetõttu sattuvadki vahetevahel avalikkuse ette andekate riigikogulaste osavad äritehingud ja tekitavad nõnda nimetatud skandaale, mis ärritavad asjatult lihtrahvast ja asetavad meie õiguskaitseorganid piinlikuse olukorda. Osaliselt on muidugi süüdi ka meie NATO ja Euroopa Liidu liitlased, kes on nii häbematud, et tahavad piirata Eesti riigikogulaste ja valitsejate õigust Schengeni tsooni elamislubade ja kodakondsusega kaubelda või Venemaalt rahasüste saada. Meie võrreldamatu sisekaitseorgan, kapo, on aga tegelenud skandaalidega efektiivselt. Kapo saavutas oma erakordse efektiivsuse juba varakult tublide KGB agentide palkamisega, kui endine KGB usaldusisik osava dokumentidega äritsaja Herman Simmi südamesõber Jüri Pihl määrati esimese Laari valitsuse poolt kapo ülemaks. Nüüd on kapo teinud kõik, mis võimalik, et näida võimalikult erapooletuna kõikide nende skandaalidega tegelemisel. Kahjuks pidi kapo meie NATO liitlaste survel pokri pistma iseenda teeneka sisekontrolli juhi Indrek Põdra ja mõneks ajaks teenistusest eemaldama ka Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrolli ülema Meelis Danieli. Riigikogulaste ja ministritega käitusid kapo ülemad aga palju diskreetsemalt, sest peavad ju ka nemad poliitikutele meeldima, kui nad tahavad pikemalt aega ametis püsida. Kuigi riigikogulane Indrek Raudne sunniti lahkuma Riigikogust, kutsus kapo tema ja ta osavad riigikogulastest äripartnerit Nikolai Stelmachi ja Siim Kabritsa ainult vestlusele. Asjasse seotud valitsuse vastutust kandvaid ministrid Juhan Partsi ja Ken-Marti Vaherit muidugi ei tülitatud. Kuna kõik eelnimetatud osavate tehingute sooritajad kuuluvad võimukoalitsiooni, pidi kapo oma erapooletuse demonstreerimiseks alustama ka
tublide opositsiooni käkikeerajate uurimist. Nad on ilmselt osavamad või vähemalt ettevaatlikumad kui võimukandjad. Suur hulk kapo agente tegi muljet avaldava läbiotsimise Keskerakonna peakontoris ja keskerakondlaste Priit Toobali ja Ester Tuiksoo kodudes. Konfiskeeriti arvuteid ja dokumente ning esitati Toobale ja Tuiksoole ka mõjuvõimuga kauplemise süüdistus. Kuigi nad olevat müünud seda jumala odavalt ainult 500 euro eest. Võimueliidi liikmed said ainuüksi iga elamisloa eest umbes 3000 kuni 4000 eurot ja müüsid neid 150 Vene ärikale või allilma tegelasele. Aga võimupirukas peabki olema rasvasem ja paremini kaitstud kui mõne opositsioonipoliitiku kuivanud leivakannikas. Seetõttu ei olnud kõlblik ka võimuparteide kontoreid ja võimueliidi liikmete kodusid läbi otsida. Võimueliit sai kohe aru, et kõige parem viis rumala lihtrahva rahustamiseks on Riigikogus erikomisjoni moodustamine elamislubade skandaali uurimiseks. Kui omad uurivad omasid, siis on alati võimalik tagajärgi saada, mis kellelegi pahandust ei tekita. Seda teavad muide eriti hästi meie vaprad riigikaitsjad, kes oskavad osavalt kõik Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe seadusrikkumised ja väärteod ametkonna sisese uurimisega kinni mätsida. Erikomisjon ongi juba leidnud, et kõikide asjaosaliste sissetulekud on ilusti korras. Ministrid selgitasid, et neid keegi mõjutanud ei ole ja nad asjast mitte midagi ei tea. Rumal lihtrahvas, kes ei oska meie võimueliidi liikmete vastu ikka veel küllalt aupaklik olla, küsib ikka veel, kuhu jäi raha. Teadagi, ei ole aga ilus teiste rahakotis sorida. See on tublide müügitehingute sooritajate oma asi, kas nad jagasid raha ministritega ja parteiga või see on nende oma taskus. Paljud tülinorijad isegi nõuavad uut valimisseadust, mis võtaks parteidelt võimu ja annaks selle tagasi rahvale. Nad väidavad, et rahvasaadikud peaks vastutama valijate eest, mis teeks võimalikuks eemaldada Riigikogust need, kes oma tehingutega vahele jäävad. Sellised nõudmised peab eos sumbutama. Eesti käkikeerijate liit soovitab meie riigikogulastel kehtestada seadus, mis teeksid meie partokraatliku riigikorra veelgi efektiivsemaks. Samaaegselt peab kapo hakkama veelgi tõhusamalt tegutsema, et lõpuks ometi suu korvistada tülinorijad ajakirjanikud ja ennetada Eesti tublide käkikeerijate äritehingute avalikustamisel.